Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tervitus, digisaade, ilma nimeta digisaade on teiega ja meie, kes me oleme teiega täna 30. mail, oleme Hans Lõugas ja minuga koos Glen Pilvre ja lisaks ka Meelis Väljamäe. Ja mis me täna kõneks võtame, räägime sellest, et Eestisse lõpuks jõuab ka Amazoni taoline pood, kus ei ole mitte ühtegi müüjat ega inimest ja kõik peate inimesed ise tegema, kes sinna ostma lähete. Räägime üllatavast ja võib-olla isegi mitte üllatavast lõpust ühele Eesti internetiteenuse pakkujale, uuest Windows 11 taastamise võimalusest, mida oodata uuest Sony VR-ist ja lõpuks saame ka kuulata kogemusi uute Sony klappide kohta. No nii, täna 30. mai esmaspäev on välja kuulutatud selline väike uudis, sündmus, et Tallinnas, kes teab Tallinna Tehnikaülikooli peahoonet, siis seal on täna plaanis avada Eesti esimene mehitamata pood. Ehk siis see pood, kus ei tohiks olla ühtegi inimest, kes töötab seal, ainukesed inimesed, kes on, peaks olema inimesed, kes sinna lähevad ostma ja tegu on siis R-kioski ühe versiooniga, mille nimi on R-kiosk Go, mis ei tea üllata, kust on inspiratsiooni saanud, sest et selle poe tehnoloogia on täpselt samasugune nagu Amazon Go. Idee peaks olema siis see, mina ei ole seal käinud, me keegi vist ei ole seal veel käinud, aga idee peaks olema see, et tegu on poega, kuhu ostja läheb sisse, võtab endale sobiva toote, paneb selle kotti ja läheb, kõnnib minema. Ja ainuke eeldus on siis alguses peaks ennast registreerima kas R-kiosk Go äpiga või pangakaardiga ja koti või taskusse pistetud tooted või kätte võetud tooted siis automaatselt summa võetakse maha kaardi pealt. No kas te ootate sellist poodi, kus ei peaks olema enam üldse müüjat? No, huvitav on ta küll, eks ole, kas ma seda nüüd tingimata ootan suhteline. Seal on igasugused erinevad turva ja privaatsus implikatsioonid, meile tuleb otsa vaadata sellises poes käimisega, eks ole. Ilmselgelt siin jälgitakse palju põhjalikumalt kui muudes poodides. Jälgitakse mingil määral igal pool. Kuigi ei ole turvameest, kes siin järel käib poes sul, siis on hoopis teised. Turvameest kuskil kaamerast taga on. Aga selles mõttes see on ilmselt tulevik vähemalt mingil määral, eks ole, et selles mõttes jah, põnev, tahaks proovida küll, aga mina jätkuvalt tahaks kõigepealt näha sellist, vaata see on selline tehnoloogiliselt keeruline ja asi, mida võib-olla ei saa väga lihtsalt teha suures poes, eks ole, see on pigem selline väikse R-kioski tüüpi koha tehnoloogia praegu vähemalt hetkel või lähitulevikus, aga mina tahaks näha sellist vahepealset lahendust, et serverid kes meil siin veel on, vist on ka Prismal ja kindlasti on Maximal ja Rimil need skänni telefoniga ja Maximal ja Rimil on kindlasti telefoniga skänni, mis tõesti on käpaga, eks ole. Aga mina tahaks, et need jõuaksid nagu selle poole peale selle sama tehnoloogiaga, ehk siis ei oleks seal neid ruumi võtmaid ja muidu tuitud iseteeninduskassast, et kui ma olen selle toote endale sinna sisse skaneerinud, siis ma saan vajutada maksanuppu ja kõnnin poest välja ilma, et ma peaks seal iseteeninduskassas veel aega veetma, eks ole. Et see võiks olla nagu see järgmine etapp. Ja ei, sul on õige iva tegelikult, et see on nagu see R-kioski kontseptsioon, no ütleme otse Amazoni kontseptsioon, see on nagu tegelikult üks samm tulevikku edasi. Mida on teada tegelikult, kuidas selle nagu kontseptsioonil läheb, Amazonil teatavasti oli päris suur hulk erinevaid poeformaate, aga Ameerikas lahe oli näiteks, olete kuulnud sellisest asjast nagu 4 tärni pood. Ehk siis Amazoni pood, kus olid kõik kaubad müügil, mis olid saanud Amazoni veebipoes vähemalt 4 kuni 5 tärni hinnangu. Tuleb tuttav ette. Aga iva on tegelikult selles, et kõik need poed pani Amazon kinni, praeguseks on jäänud ainult, on täiesti üle nendes Amazon Go
või kuskil Inglismaal vist teise nime alla, aga ainsad poed, mida Amazon opereerib, on siis ilma inimesteta poed, et kui sa paned ta sellisesse käidavasse kohta, kus on inimesed ostavad mitte toidukaubad nädalavahetuseks või mitmeks päevaks, vaid haarad tööpäevaks kaasa mingid suupisted või kerged eined, siis ta tegelikult kontseptsioon kõlab nagu mõistlikult. Aga mida ka Amazoni poe kasutajad on alati nagu esimese sellise tuleproovina pidanud läbi tegema, mis saab olema huvitav selle järgioski puhul, on see tehnoloogia kontroll eksimuste määr. Kui ma võtan sealt riiulist, ma tahan seda tuunikala võileiba ja võtan ta kätte ja siis ma vaatan, et see tuunikala ei tundus eriti värske või tegelikult mul tuleb isu hoopis selle veiseliha singi järgi ja panen selle tuunikala sinna tagasi ja võtan veiseliha singi võileiba. Ehk siis kas need registreeritakse, et mul on nüüd kotis nii tuunikala kui veiseliha või ainult tuunikala või ainult veiseliha, et need, mida inimene poes teeb, sa võid käituda nagu hektiliselt, et sa ei ole nagu robot poes. Et kui süsteem sellistest igadest. No selleks selline süsteem edukalt töötada saaks, peab seda oskama teha. Teoreetiliselt. No ma vaatan üldse seda kontseptsiooni või seda, ütleme praegu seda pilti, kuna me päriselt ei ole sinna poodi veel keegi läinud, siis ta meenutab mõnes mõttes sellist suurt joogiautomaati natukene. Ehk et ma saan küll sinna ise sisse minna, aga põhimõtteliselt valik on umbes selline, et seal on siis mõned šokolaadid ja siis mõned võileivad ja mõned veed ja ta on lihtsalt nagu natuke suurem. Et ega ta olemuselt ta ju ei asenda täpselt sellist päris poe külastust, et ta tegelikult on lihtsalt laiendatud joogiautomaat mõnes mõttes. Et see jah, kui see pilt nüüd tõele vastab, see tõesti, tegelikult jah, eks me peame järgi proovima. Ütleme selline bensiinijaama lett, kus on siis mõned joogid ja muud asjad, eks ole. Aga jah, see pool, selle üle võib muidugi pikalt arutleda, et kes üldse mida kasutab ja kuidas ta poes maksab ja ilmselt nii palju, kui on inimesi, on ka neid soove, et kes skaneerib telefoniga, kes maksab telefoniga, kes tahab puldiga vehkida, kes seisab tavainimese järjekorras ja kõigil on mingi õigustus, et just see, kuidas tema seda asja teeb, on ju kõige mugavam. Et ega lõpuks selle paika paneb ilmselt selle poepidaja käibe ja kasuminumbrid. Jah, eks ta on ka mõistasi, ma täitsa kindel, et selline Ergioski või Amazoni tüüpi süsteemi arendamine on meeletult kallis, eks ole, see on nagu selge. See töötab skaleeritud, kui sa teed ühe tehnoloogia valmis, siis igal poole seda laiendad. Lõppude lõpuks loomulikult. No jah, eks see on. Aga selline iseteeninduskassa süsteemi rajamine tõenäoliselt mingis perspektiivis hoiab raha kokku, eks ole, nii pinna poolest kui ka siis palgakulu poolest, eks ole, aga iseenesest see on huvitav, kui kiiresti inimeste nagu harjumused muutuvad, kui need iseenesest kasvab tuli kummalised ja külaline tulevikust, eks ole, kellegi osad nagu kuidagi suhestuda, aga praegu on küll see, et kui ma lähen näiteks Lidlisse ja seal on järjekorrad ja müüjad, kuigi seal õnneks järjekorrad ei ole väga pikad, siis mina küll tunnen puudust sellest, et ma nagu aga teistpidi ikkagi on olemas ka nii Rimides kui Prismades ja Maximas, mida me siin oleme korduvalt maininud, kaasa arvatud Selver, kus ikkagi on nii, üldse mitte vähe inimesi ei seisa ikkagi selles päris kassa järjekorrast. On ju tegelikult olemas teatav hulk inimesi, kes põhimõtteliselt ei taha näiteks kasutada pangakaarti või taha maksta sularahas, eks ole. Miks see nii on? See on teine küsimus. Küll, aga saad sa ka ju maksta sularahas, kui ma ei eksi, siis Maximas vist on ka sularaha kassad, eks ole. Mis on ennast eriti tüütu, et siis kui ma juba seda operatsiooni pean tegema, siis minu selle teeb nagu kogenud müüa kiiremini mul ära, kui see mina ise neid asju, rahatähti sinna aparaati toppida suudan. Aga tegelikult ma tahtsin siia vahel öelda veel seda, et ma unustasin ära, mida ma tahtsin. No, aga ma tahtsin öelda, et sul Lidli kommentaarid selles mõttes nagu tabab, et tohutu suur poekett üle-euroopaline. Nemad nägid, et Eestis on ruumi veel üheks kaubandusketiks, aga minu arust nad ignoreerivad seda, et okei, sa võid konkureerida puhtalt hinnale ja siis pakud seda järjekordadega tavaliste kassade teenust, aga tegelikult sa ei saa ignoreerida seda, et me tegelikult suur hulk tarbijad tahavad saada innovatiivsemat lahendust. Nagu sa ütlesid, et ma ise skaneerin, panen oma kotti
ja jalutan kassast välja või siis nagu see Amazoni versioon, et varsti ma ei tahagi. Jah, no Lidlil on tegelikult see, et nad üle maailma on neil samamoodi, et neil ei ole kuskil minu iseteeninduskassas, Saksamaal küll mitte, järelikult see ongi selline veits vanamaisusus ja võib-olla ka nende mõttes kokkuhoid, kuna eks ole uue tehnoloogia juurutamine alguses on suur kulu. Aga mul tuli meelde, mida ma öelda tahtsin, nimelt seda, et Selver on teinud veel ühe suure innovatsiooni. Nimelt see, et nüüd saab Selveri siseteeninduskassades kasutada Taara tšekki. Et siiamaani oli see, kui sa viisid Taarat, sul oli see tšekk, siis suva ükskõik millisesse poodi sa tegid, sa pidid selleks minema järjekorda ikkagi inimesega suhtlema, eks ole, et Selveris on nüüd ka sellest vabastatud. No samas ma tahaks ikkagi, kui sa juba siin Selverit kiidad, siis ma ütleks, et viimane aeg oleks nüüd teha ka see innovatsioon ja see nii-öelda magnetribaga kaart ajaloo prügikasti saata, et see. Oota, millest sa räägid? No kui ma lähen Selverisse, tahan kasutada iseteeninduskassat, siis mul võib olema see magnetribaga kaart. Sul võib olla telefonis M-tasku või sul võib olla partnerkaart, mis on NFC-ga. Töötab väga hästi, mul on. Siis ma olen jäänud ajast maha. Sul lihtsalt on nii vana kaart. Minul on vist siin äkki sügisel vahetasin, sest mul on aegusse, eks ole, ja sain ära nüüd soovita kliendile uut kaarti, sest see on ka ikkagi minevikus astumine. Mul aegus partnerkaart ja M-tasku äpis saad sa põhimõtteliselt kohe uue virtuaalse kaardi ja siis sa skaneerid seal QR-koodi ja saad ilma siis selle. Ma olen kuidagi M-tasku on minu telefonist tõsi küll mingil põhjusel eemaldunud praegu. Ja siin on tegelikult, mida me arutasime ka paar saadet tagasi, et see M-tasku tulevik on üldse lahtine. Viimaste nädalatega on mina kogenud seda, et ka teine suur pakkuja peale Selveri, seal oli Alexela kodukaart, see kolis sealt minema, Alexela kassas öeldi mulle, et ei, M-taskut me enam ei toeta. Nii et mõnes mõttes, see M-tasku. Aga kui me juba poodidest rääkisime, siis ma küsin igaks juhuks ka veel üle, äkki ma olen ka ajast maha jäänud, kas ma saan ka Selveris ilma selle puldita kuidagi hakkama? Veel ei saa. Selver ise väidab, vähemalt väitis mõned ajad tagasi, et see pult on nagu turvaline selles mõttes, et kui sa ta maha viskad, siis temaga ei juhtu midagi ja kui inimene skännimise alt telefoni maha viskab, siis on pahandust palju. Mis on mõnes mõttes võib-olla tõsi, aga see on inimese enda risk, eks ole, aga see oli nagu tol hetkel nende ettekääne. No me ikkagi oskame telefoni hoida juba, ma paar aastat olen harjutanud seda. Aga ma arvan, et tegelikult seal on ikkagi raha küsimus, et kui sa oled väga palju investeerinud sellesse skännerite süsteemi, see ei ole odav lõpu, siis pole mõtet hakata kohe nagu uuel peale minema. Et tegelikult ju läks, tegelikult Rimil on mõlemad paralleelselt käigus, eks ole, aga minu teada Maximal on ainult telefon. Ja Maximal on ka see variant, et sa lähed pärast piiksutad seal kaasas asju. No see on kõigil. See, välja arvatud Selveril. Ja Selveril ei ole. Nii et selles mõttes, kui me jälle poodidest räägime, siis mina isiklikult olen hääletan alati selle poe poolt, kus ma ei pea mingi puldiga möllama ja mulle väga meeldisid see piiksutamisega kassad ja ma võin ka selle telefoniga skaneerida. Puldiga või telefoniga möllamine on kiirem kui piiksutamine, aga minul sõltub see päris palju sellest, kui palju ma ostan 2 asja, siis see piiksutamine on täitsa okei, kui ma ostan 20, siis on puldiga kõvasti mugavam või telefoniga. Nii et see ongi see koht, kus ilmselt võime siin vaidlema, arutlema jäädagi, et mis on parem, aga selge on ka see, et me siin, mida ma vahepeal tahtsin korraks lisada, kui me siin Lidlist ja oli juttu ja et ega ükski pood ei tee neid lahendusi sellepärast, et ainult vähemalt sellepärast, et tahan olla äge pood. Seda tehakse ikkagi sellest, et lõpuks võita rahas, hoida kokku kuludes ja see koht ilmselt ongi see koht, kas siis Lidl siiamaani maksab töötajatele piisavalt vähe või palju, et nad on nagu leidnud, et neil ei tasu möllata selle asjaga ära ja teised pood on aru saanud. Ise ütlevad, nad maksavad väga palju ja tegelikult maksavad üsna vähe, nii et. No ilmselt kusagil on see peidus. Ja tuleme tagasi otsaga teema alguse juurde, siis tegelikult XR-kioskil on ka plaan, et kui seda edukas formaat töötab Amazoni tehnoloogia, siis tegelikult saaks vabaneda need müüjatest, kes istuvad ja ootavad klienti, vaid sa pead ainult lihtsalt hoidma riiulit täis ja inimene tuleb ja teenindab ennast ise, nii et igatahes ma arvan, et mina enda eest julgen küll lubada, et ma katsun TTÜ-st läbi käia ja vaadata. Ostame sealt mõne võileiva ära kindlasti, jah. Kuulge, aga vaatame, mis veel oli uudist siin. Lugesin sellist teadet tehnilise järelevalve ja Tarbijakaitseametilt, kes on asunud menetlema kaebusi Levicomi vastu. Kas te mäletate veel Levicomi? Uudis on selles, et suurtes võlgades Levicom saatis aprilli alguses paljudele klientidele kirja, mis teatas, et nad ei ole võimelised oma netiteenust taastama ja lõpetavad ühepoolselt lepingu. Ja mis on eriti nagu
ohtlik märk, ütleme nendele, kes veel on Levicomi kliendid või on mõelnud, et nende koju Levicom ja tahaks kasutama hakata, siis viimastel nädalatel ei kuva ettevõtte veebileht levicom.ee enam külastajatele varasemat sisu. Õigupoolest ei saa üldse mingit ülevaadet ettevõtte käekäigust ja mina ütleme praegu ka Levicomi veebileht mul ei avanenud. Ehk siis ma ei tea, kas see on nüüd lõpu algus Levicomile või on see juba lõpu lõpp. Ma tean inimest, kes kasutab Levicomi teenust, küll mitte tele, vaid internetiteenust, kuna tema maja juurde see levis hästi. Ma tean, ilmunud on välja mingisugune kohalik, ma ei tea, kas mitte küla, vaid maakonna piires tegutsev, seal Harjumaal olev mingisugune teine teenusepakka, kes ütleb, et nad hakkavad üle võtma Levicomi teenuseid. Ma ei tea, paar aastat tagasi Levicom oli veel, teate, kandideeris 5G litsentsile ja oli nagu tohutute ambitsioonidega ettevõte. Aga kas nüüd on siis läinud õhupallist õhk välja või? No võib-olla küll, sest ega need raskused on neil olnud ju aastaid ja kui sul on aastaid raskusi, siis mingil hetkel eriti arvast sellega, et minu teada nende selline nišš oli ju see, et nad suutsid pakkuda teenust seal, kuhu Telia või Elisa või Tele2 ei levinud väga hästi ja kus neil ei olnud värilist huvi seda pakkuda ja ega siis operaatorid suured ei maga, nad ehitavad ju võrke kogu aeg suuremaks ja levi paremaks, nii et päris raske on nagu neil seda nišši leida ja seda hoida. Ja ma arvan, et see võib olla küll jah põhjus. Aga muidugi tõepoolest siin, kui täna proovida kuidagi aru saada, mis Levicomiga toimub, siis on väga raske üldse aru saada, sest nende leht ise ei avane ja ega midagi muud ka väga ei leidu. No just, et siin Levicomi nii palju kui klientina veel on, ma saan aru, et miks TTJA neid asju menetleb, et inimesed on juba kaebused esitanud, aga ikkagi selline tunne on, et sa oled sellele, kui sa oled Levicomi klient veel, siis sa oled ikkagi vaikselt Titanicu peal, orkester mängib seda sümfooniat veel, aga tegelikult tagumine osa laevast on juba vee all ja päästepaadid on juba hõivatud ja täis, nii et tuleb minna tagasi, kas siis ilmselt see Levicomi leviala põhiliselt olid nagu need hajaasustusega piirkonnad, kus sa said siis Telia DSL-i võib-olla või 4G pulk tegelikult, 4G internet, mis on sõltuv sellest, kui palju teisi 4G kasutajad su ümber on ja kui neid on palju, siis sul kiirused on lihtsalt üsnagi kehvad, nii et ei ole vist midagi positiivset siin juures öelda. Muidugi, kes on Levicomi klient olnud, võib meile kirjutada ja teada anda, kuidas on tema selle laeva pardal veel ennast tunneb ja mis alternatiive paistab. Saame teistele kuulajatele ka jagada. Mina tahaks ikkagi kiiresti ära mainida, kui ma eelmine kord, ma ikkagi vaatan oma kella juttu ja ma rääkisin ju pikalt Huawei toredast kellast ja sellega seoses on Huawei nüüd teatunud, et nad toovad ka Euroopas ikkagi sel aastal müügile kella, mis mõõdab vererõhku. Ja seni on ju kõik kellad olnud ikkagi sellised, mis mõõdavad sul pulssi ja teevad seda siis nende fotosensoritega, siis Huawei Watch D siis on väga nutikalt peitnud selle suruõhuga asja, mis vererõhku mõõdab siis kellarihma sisse. Mis on nagu loogiline innovatsioon, eks ole. Ja väga huvitav, mis seda tahaks proovida. Siin ongi ju see, et tegelikult on ka kellasid Apple Watch ja Samsung kellad ja siis mõned veel teevad ka kardiogrammi, eks ole. Kardiogrammi teeb kuus Huawei nüüd, jah. Aga seal on ka ju see sama asi, et kuna erinevad pulsi mõõtmisest on kardiogrammi tegemine meditsiiniline tegevus, ehk et see, et tõestada, et ta mõõdab seda enam-vähem õigesti, peab läbima väga suure bürokraatia kadalipu ja ilmselt samamoodi ka see vererõhu mõõtmisega on see, et see peab samuti saama mingisuguste meditsiiniasutuste heakskiidu, et see number ei ole mitte 2 korda suurem või väiksem, kui tegelikult on. No jah, seda ütleme, et pulss või kardiogramm on nagu natuke selline asi, et ta joonistab sul selle triibu sinna ja siis see kella tehisintellekt tegelikult proovib sulle nagu siis öelda, et kas sinu rütmi või asjadega on nagu hästi või mitte ja teeb mingeid järeldusi, aga vererõhk on tegelikult täpselt selline numbriline nagu näitaja, et kui inimene mingil põhjusel äkki näeb, et seal on, eks ole, 190 ja mingisugune 150, siis tal see rõhk ilmselt tõuseb veelgi, kui ta juba neid numbreid näeb. Nii et seal ei saa nagu sellist, et seal jääb nagu tehisintellektile jääb nagu vähe rolli, siis sind lohutada. Tarkvarat on ikka vaja, aga sul on vaja ka need algandmed sensorite näol, et kui selle EKG jaoks sul on vaja 2 klemmi, üks on siis vastu seda rannet ja teine paned näiteks näpu sinna nupu peale,
siis tegelikult see vererõhu jaoks see sensori andmed, see on tõesti huvitav, et keegi pole seda varem teinud, et tavaliselt ju kui arst mõõda vererõhku, siis pannakse sealt küünarnukist ülespoole see. Kas ma pean seda veekella tõstma ka siis üles sinna, panema õlavarrele? Võin ka oma personaalset kogemust öelda, et oli mul ka kunagi vererõhu mõõtja, mille ma omale väga hallidel aegadel ostsin, mis kahjuks ära varastati, aga see oli lihtsalt mul garaažis, kust kui muid asju kunagi piita pandi ja see läks ka sinna teed, aga see oli ka selline mõõtja, mis ikkagi käis sul randmele, aga tõsi, sa pidid seda rannet hoidma südame kõrgusel. Et see oli nagu väga oluline, et see kõrgus on vist inimese rõhu osas oluline koht. On jah, ja ka Braun kunagi tegi võib-olla lihtsalt veel päris sellist nagu päris nii-öelda jutumärkides vererõhu mõõtjad, mis mõõtis ka ranne pealt, olen ise seda proovinud, aga ka siis öeldi, et ikkagi nii-öelda ülevalt poolt mõõtev on täpsem ja muidugi vahe on ka selles, eks ole, et kellarihm on ikkagi suhteliselt kitsas, aga need enamus mansette on suhteliselt suured, ka seda andmet mõõtev oli ikkagi 3 korda kellarihma suurune. Aga tahaks näha, et ka ega seal ju ka innovatsioon ikkagi ei ole seisma jäänud, et kindlasti on olemas lahendusi, mis ka selle nii-öelda peenema või kitsama rihma puhul. No, ja muidugi, mis siin ikkagi ka väärib imestust või vähemalt küsimust on see, et nad ise väidavad, et selle kella aku peab samuti vastu 7 päeva. Ja ega see vererõhu mõõtmisel on vaja seal ju kuidagi mingi pisike kompressor peab seal ju seda pumpama veel, ma ei kujuta üldse ette, kas see siis 7 päeva pumpad. Tegelikult mõnes mõttes võib-olla miks mitte, ma ei oska öelda, aga ma tean, et mul ema kasutab ühte vererõhu mõõtjat, mis käib küll tavaliste 2 patareid ja 2 tükki on neid seal sees vist või 4, volt on natuke rohkem kellas, aga jah, et 4 tükki on 6 volt, eks ole, et seda on rohkem kellal, aga selles mõttes, et see kestab ka ikkagi nende 2 patareiga, ma ei aasta-paar. Nii et selles mõttes võib-olla see nädal aega on täitsa okei, kui sa paar korda nädalas mõõdad, eks. Võib-olla siis tõesti on igal juhul see kell on saanud nüüd siis ikkagi suure sammu päris kellale astunud lähemale, sest Hiinas on ta juba müügil, Hiinas on ta saanud selle, vähemalt Hiina arstid on öelnud, et hiinlaste vererõhu mõõtmiseks on see pädev ja sobib ja juba detsembrist on see sertifikaat olemas. Ja nüüd Huawei siis taotleb seda nii Ameerika mandril kui ka EU maadesse. Teie jutu kommentaariks kohe vaatan, et kui nad saavad siis aku kestus 7 päeva tüüpilise kasutuse puhul ja mida loevad nad siis tüüpiliseks kasutuseks, see on kannad 24 tundi, töösel mõõdad kui und, mõõdad vererõhku 6 korda päevas. Kogu aeg, aga vubiseb seal andme peal, mõõdad EKG-d 5 korda päevas. See on tüüpiline kasutus. Samal ajal teed iga päev 90 minutit trenni ja saad kella peale 50 sõnumit, 6 kõnet ja 3 alarmi päevas. Mul on tunne, et siis võiks aku pidada keskmise eestlase jaoks vastu 6 aega. Mul läheb vererõhk väga kõrgeks, kui ma saan 50 sõnumit ja samal teen trenni ja EKG tiksub all. Ehk siis lubadused on tublid. Lubadused on väga tublid ja kell muide ise on suhteliselt tillukene või vähemalt pildi peal ta ei jäta sellist, ütleme, ta pigem on selline Apple Watchi koopia siis mõnes mõttes, kui senised Huawei kellad on olnud niisugused ilusad käekellad, ümmargused ja klassikalised, siis see Watch D näeb välja nagu, mulle tundub ta natuke suurem Apple Watch, selline kandiline, ümarate servadega ja siis mitte selline traditsiooniline kell, aga loomulikult ei puudu seal ka kõik see muu, kõik muud hüved, need hapnikusensorid ja kõik iganes, mis vist ka täna, eks ole, kõik kellad teevad ja hakkab ta maksma väidetavalt Euroopas 450 €. Päris kobe. No ootame ära, senikaua võib-olla räägime korra Microsoftist, Meelis Microsoftil oli Build konverents ja sa noppisid seda välja midagi huvitavat. Sel aastal Apple'i konverents vast tuleb, aga selle aasta on huvitav trend nii Google I.O. puhul kui ka Microsofti Buildi puhul on see, et järsku on need mõlemad konverentsid muutunud, ma ei tea, kas neil ei ole midagi väga öelda nagu suurele ringile või laiemale publikule, aga mõlemad on olnud nii-öelda eesmärgipärased ehk siis väga arendajate kesksed ja sealt ei ole kummaski tulnud tohutus koguses selliseid tavakasutajaid huvitavaid asju, et Google'it ju natuke rohkem, Microsoft natuke vähem, aga üks asi, mida Microsoft siis ütles, mis mulle silma jäi, on see, et kohe tuleb betasse ja ilmselt siis ka aasta lõpuks kõigile kasutajatele saadavaks selline asi, et kui sa uuesti installid Windows 11, mille sa oled sidunud oma Microsofti kontoga
mida tänapäeval vist lausa peab tegema lausa kohustuslikus korras. Kui sa oled, ühesõnaga, kui sul on olemas konto ja seal on olemas andmed sinu Windowsi kohta ja kui sa ostad nüüd enda uue arvuti või uuesti installid vanad arvutile Windowsi, siis saad sa ka taastada automaatselt äpid, mida sa oled siis Microsofti poest ostnud või tasuta alla laadinud, mis on hästi mugav, et täpselt sama asja teevad ju ka Android ja iOS, eks ole. Vahe on selles, et Windows häda on jätkuvalt see, et rõhuv enamus programme või äppe, mida inimesed kasutavad, nad ikkagi tulevad kuskilt tootja veebist, ehk siis mitte nagu see Microsofti poe kaudu, kuigi ka seal nad teevad tausta suurt tööd, et on teinud selle poodi lisamise lihtsamaks, on tarnijatele tasuta ja nad ka selliseid suuremaid tootjaid nagu Adobet ja Zoomi ja muid selliseid üritavad nagu nii-öelda aktiivselt veenda, et palun lisage ennast sinna. Ehk siis tegelikult jällegi üks selline, ma ütleks tendents sinnapoole, et sellised mobiilsed platvormid ja suured arvutiossid lähevad nagu kuidagi mingi sünergia toimub seal või nad lähevad üksteise järjest sarnasemaks, eks ole, et selline mugavamaks tegemine käib. See on siiamaani sai, praegu ta taastab sulle, eks ole, kui sa logid uude arvutis sisse, taastab su desktopi tausta ja kaustad, mis on olnud, kus need on sul süngitud ja siis näiteks, kui sul on OneDrive'is dokumendist, taastab ka need, eks ole, aga jah, siis äppide taastamist siiamaani ei toimunud. Ja see on mõistlik just ja see on, ma arvan, et see on väga oluline, mis sa ütlesid, et see App Store'i tugi on siin tähtis, et isegi just üks päev ühe Windowsi arvutiga maadlesin, et ta näitaks meediat siis Heik konteinerites, mis on siis eelkõige Apple'i seadmetes levinud HEVC ja HEIF pildid, videod. Just, minu teada see ja nõudis siis ühesõnaga aga õigus, ma Windows 10 maadlesin just täpselt ja seal oli vaja siis App Store'ist leida tugi sellele. No vähemalt on hea, et see on nagu ühe paari klikiga alla laetav, eks ole, see tugi või driver nii-öelda, eks ole, ja sa ei pea seda minema kuskilt veebiavarustist otsima ja kartma, et seal mingi pahavara kaasa tuleb, eks. Et selles mõttes juba tegelikult samm edasi. No kas see käis ka niimoodi, et kui sa seda pilti üritasid avada, siis ta sai aru, millega on tegemist ja suunas sinna või sa pidid ise otsima hakkama? Ei, ta ütles, et seda meediat ei toetata ja üldse unusta ära ja mine jo teed. Aga siis ma ei andnud alla ja leidsin selle, ütleme kõik juhised, mida ka internet pakkus, ütles, et ikkagi võtta sealt Microsofti poest. Ja nüüd ma saan aru, tegelikult see on nagu igati mõistlik valik, sest ma ka eeldan, täiesti tavalise kasutajana, ma eeldan, et näiteks ka Microsofti poes on usaldusväärne ja kontrollitud ja töötav tarkvara, et ma pigem usaldaks esimesena leida omale abised poest. Ma küll ei tea, aga ma kipun arvama, et see Apple'i formaatide või uute formaatide tugi, see driver, mis siis Windowsis laetakse poest, on Microsofti enda tehtud, mitte ei ole kellegi nii-öelda kolmanda tootja asi seal, eks ole, ilmselt. Aga kindla 100% ma ei saa praegu olla. Aga ühesõnaga, et see on nagu lisada selle, ja see on nagu selline suurem asi, mida ma seal pildilt märkas. Lisaks on see, et widgetid, mis on Windows 11, mis on veits kehvemad, kui nad Windows 7 olid, aga neid saab ka nüüd siis äpitootjad saavad oma äppidesse lisada, et ennem siiamaani oli seal ainult Microsoft ilmateade ja uudised, mis olid väga USA kesksed, siis nüüd saavad ka teised tootjad võib-olla mingit kasulikumat infot sinna lisada. Glenn, mis saaks ütlema? Ega ma midagi väga asjalikku ei hakanud ütlema, ma hakkasin ütlemagi seda, et ega seda piiri nihutada sellist nagu mugavust restoorimise või taastamise mõttes, paratamatult sa ei saa seda päris lõpuni nihutada, sest ikkagi väga paljud äpid tänastel suurematel platvormidel arvutitel tulevad väljast poolt, et ma isegi vaatan siin oma Maci ja mõtlesin, et palju ma olen siia nüüd asju pannud sealt originaalsest App Store'ist ja see on kadub väike tegelikult, et mõnes mõttes huvitav. Nii see kipub nagu olema. Et see tendents selline on, sest et Apple näeb ju väga kurja vaeva selleks, et saada inimesi App Store'i kasutama ja ometigi ei taheta teha samas, kui telefoni peal tundub see meile nagu täiesti loogiline, eks. Et ikkagi see formaatide vahe on. Telefoni ja iOS-i puhul, või iPad OS-i puhul on see kuidagi nagu hästi, see ongi üks koht, aga ikkagi arvutid on tulnud nagu sellest maailmast, kus me käime piltlikult supermarketis ja paneme sealt siis korvi erinevate tootjate konserve ja siis paneme need oma ühte kõhtu, mis on meie arvuti. Sa vaatad, kas on halvaks läinud või mitte.
aga tead, vana sellise igipõlise Windowsi kasutaja DNA on minus veel sees väga sügaval kuskil, minu arust see võimalus ikkagi automaatselt taastada laetud tarkvara on jube kasulik, sest minu Windowsi kasutaja DNA ütleb, et aeg-ajalt tuleb teha format C ehk puhas install, panna tagasi Windows peale ja nüüd tuli, OneDrive'iga dokumendid ja poest programmid. Mina olen siuke teistsugune Windowsi kasutaja, et mul on tööarvutis, seda ma ise ei puutu, lauaarvutis, millega ma kodukontoris tööd teen, panin Windowsi peale viimati siis, kui vahetasin protsessorit, sellest võib olla praeguseks 2 aastat ei ole näinud ühtegi probleemi, isegi ühtegi blue screen ei ole. Ja selle sülearvuti, mille taga ma praegu olen, seal on mul lausa mingisugune Windows 11 nii-öelda beta või selline developer edition, mis on ka üllatavalt stabiilne. Nii et ma isegi julgen sellega seda saadet teha, et see aeg on võib-olla, ma ei tea, kas päris möödas, aga paremaks läinud küll. No üldiselt kihvub ikkagi päris elus tihti see olema niimoodi, et uue installi teed sa nagu 2 juhul. Esimene on see, kui sa ostad uue arvuti ja teine on see, kui sul vana arvuti kõvaketas või mingi jama on selle, mis ikkagi on ka, mida juhtub minul personaalselt, juhtus see teine variant ja nii oli. Viimane kord, kui ma nägin Windowsis, oli Windows 10 blue screen'i või see sinist ekraani, kus ta alla andis, oli minu eelmisel tööarvutil mõned aastad tagasi ja selle põhjustas Focusrite'i audio interface'i driver, nii et ma süüdistaks pigem neid kui Microsofti seal. No aga eks see on ka see põhjus, miks väga paljud inimesed on sellise audio ja video töö puhul võtnudki just Maci omale, et mitte seda sinist ekraani vaadata, sest see häda kimbutab siiamaani, et lihtsalt need kolmandate osapoolte heli ja video ja see segment opsüsteemiga lihtsalt ei ühildu sellisel kujul, nagu ta ikkagi Mac OS-il on. Selge, aga vaatame korraks, veel on see eelmine nädal lekkinud natukene teateid Sony poolt, Sony ise siis rääkis oma peatselt välja tulevast VR-ist ja ehk siis täpsemalt Sony PlayStation VR 2-st, mis peaks olema siis nende teine põlvkond mängukonsooli küll käivast peakomplektist. Ja ma saan aru, Meelis, meil tegelikult ei ole teada väga palju detaile, hinda, väljalaske kuupäeva, aga Sony ennetavalt ütles ära, et see tuleb ja ka mäng vist tuleb sinna päris palju peale. Ja nad tegelikult tilgutavad seda infot jupi kaupa, ilmselgelt nad valmistuvad ette selleks päris revealiks, et siin mõni aeg tagasi nad näitasid selle välimust. Nüüd nad räägivad, et sellega tuleb vist 20 mängu, ma võin öelda, et nad näitasid selle välimust veebruari keskel, ma lihtsalt leidsin selle uudise, et nüüd siis mõni kuu hiljem nad on rääkinud, et algus oli teada, et üks mäng tuleb see Horizoni spetsiaalselt virtuaalreaalsuse jaoks mõeldud versioon, ja nüüd siis on nad öelnud, et vähemalt 20 mängu on kohe saadaval ja eks me näe, et tegelikult siin Gamescom on tulemas sügisel, eks ole, enne seda vist E3 toimub täna sel aastal jällegi nii-öelda virtuaalselt, aga samas E3-l ei ole ka Sony ammu osalenud, et võib-olla nad teevad samal ajal mingi oma ürituse, kus nad siis midagi näitavad, aga ilmselgelt see siin sügise või isegi suve jooksul välja tuleb, et mis on uus on 2 asja, mis on nagu olulised. Esimene asi on see, et resolutsioon on praktiliselt 2 korda suurem kui PS4 omal, et kui PS4 PlayStation VR esimesel põlvkonnal oli ikkagi, ta oli veel väga äge, mulle ta meeldis ja väga realistlik oli, aga selline raster oli ikkagi sees või sellised triibud või jooned olid näha ruut nii-öelda, et see detailsus, pikslid paistid, detailsus ei olnud väga hea, siis kui ta 2 korda suurem resoga on, siis ma julgeks arvata, et see pilt saab olema kõvasti detailsem. Ja lisaks on stabiilne 90–120 Hz, sest et väike kaadrisagedus on tegelikult põhiline asi, mis inimestel südame pahaks ajab, kui nad vaatavad või kasutavad virtuaalreaalsusseadmeid. Ja lisaks on siis see, et endise 2 või 3, kindlasti 2 vähemalt kaabli asemel on nüüd 1 USB-C kaabel. Nii et see kaabeldus on päris oluline, kui sa kannad seda asja peas ja su ümber on ämblik võrk tekkimas isegi paari kaabliga, siis tapab ka seda kogemust. No resolutsioon on kui siin lihtsalt tuua tänases maailmas võrdlust, et on 2000x2040 on ta silma kohta, mis on siis marginaalselt rohkem, kui on uus, kui tänane, mis ei ole väga uus üldse, on Oculus Quest 2, kus ta jääb siis seal 1920 vist oli ta, kui ma nüüd peast ei eksi, et ta jääb nagu enam-vähem samasse suurusjärku, et ega ta ei ole veel
ikkagi selline, et jah, et sa ikkagi, noh, ta on ikkagi karvane, aga ta ei ole enam nii karvane, sest ega seal niisugustes action ja kiiresti liikuvates asjades tegelikult ei olegi see ülim teravus, ma ütleks kõige olulisem. Just ja sujuvus. Tegelikult ju need erinevad virtuaalsusplatvormid on läinud ka just tarkvara koha pealt sinnapoole, et fokusseeritakse ja detailseks tehakse see koht, mida sa vaatad ja see koht, mida sa ei vaata, see lastakse nagu natukene lahjemaks, et just sellepärast, et hoida ressurssi kokku. Aga noh, ikkagi ta on, kui me võrdleme seda eelmise põlvkonnaga, siis sellest mitu aastat, 5 aastat kindlasti mitte rohkem möödas, kui see VR1 tuli, siis aeg on edasi läinud, aga seal on ikkagi väga suur hüpe just nagu võrreldes eelmise põlvkonnaga. Ja seda küll jah, et ma vaatasin just siin huvi pärast Quest 2 resolutsioone 1830, 2920, et ega on ka juba siin ju nüüd vaata, et üle aastagi oodatud, et millal võiks tulla siis järgmine nagu mobiilne Oculus'e set, eks ole, sest Quest 2 on ka juba varsti hakkab meil 2 aastat mööda saama. See on nagu hästi keeruline minu arvates see, et me oleme näinud igasuguseid ägedaid Steam Decki ja muid selliseid pisikesi ja väga võimsaid seadmeid, siis lõpuks kuumus ikkagi jõuab järgi ja et kui palju sa suudad suunata piksleid sellises seadmes, mis peab sul peas olema, eks ole, ja kus see protsessor sees on, et eriti just Oculus'e puhul, mis on selline, eriti just need mobiilsed seadmed, eks ole, mis Oculus'el on, sinna nagu on väga keeruline lasta suurt kogus piksleid niimoodi, et see ei muutuks ahjuks. Ja ei, no jah, mingil määral nad ikkagi kuumutas, mul on endal kapi otsas, ma ei ole millegi pärast kasutanud, aga on väga äge oli ka esimene Quest, et ega kui sa nüüd seal mingi tund või paar teda vahtisid, ei olnud nagu väga hullu, aga lihtsalt kui sa päev läbi seda tuukrimaski muidugi ees hoiad, et see ei ole nagu tervislik igal juhul. Ma just mõtlengi seda, et üks asi on ka tootmise koha pealt, et rohkem piksleid ja detailsemaid asju teha on ka arendajatele keerulisem, aga kui sa ikkagi suurendad 2000 pikslit silma kohta 4000 piksli peale silma kohta, siis see protsessor ei pea tegema 2 korda rohkem tööd, see peab tegema kordades rohkem tööd, et neid piksleid näidata, nii et see kuumus võib minna nagu eksponentsiaalselt üles. Ei no eks jah, see meil nagu ruudus on see siis mitte 2-kordne, vaid astmeliselt, eks ole, aga noh, igatahes on see VR ka ju ikkagi selline endiselt see sama kategooria jutt, millest me räägime juba vaata, et aastaid, mis nagu lumepall nagu justkui kasvab, aga ta ikka ei veere veel. Teine asi, mis selle veeremisest takistab, on ju tegelikult hind, sest et mina küll näen nagu seda niimoodi, et kuigi mulle see meeldiks, siis ma kujutan ette, kas see VR2 peakomplekt Sony oma maksab umbes sama palju kui konsool ise, eks ole, või natuke vähem. Ehk siis seni, kuni need peakomplektid maksavad seal, head maksavad seal 500, võib-olla 300 eurot, see ei ole see hind, mis paneks inimesi neid ostma niimoodi suuremas koguses, et isegi võib-olla kõigis konsooli omanikest 10% ostavad ja kui me räägime nagu eraldiseisvatest, siis võib-olla veel vähem, ehk siis tegelikult, kui see hind läheks kunagi 2-kohaliseks, eks ole, mis on võib-olla see kulme valdkonnas, siis ta muutuks massitooteks, võib-olla mitte enne. Nii on. Kuule, aga räägime edasi asjadest, mis on reaalselt kõrvas olnud. Tegelikult me tuleme nüüd teeme teise osa eelmise nädala saatele, kus me rääkisime Sony nendest, võiks olla siis ikkagi täiesti keskklassi, ütleme selle tooterivi keskel olevatest kõrvaklappidest, mis puudutab siis väikseid kõrvasiseseid juhtmevabasid klappe, LinkBuds S, mis tundus, et on päris head, aga Glenn, sa saad nüüd öelda ka, kas need päriselt on head või on nad AirPods Pro killerid, nagu öeldakse, või on nad rohkem müra ja vähem kvaliteeti? Jah, täpselt eelmises saates me rääkisime nendest kõrvaklappidest kuidagi nagu lubamatult pikalt, hoolimata sellest, et me ei olnud keegi neid kuulanud ja nad jõudsid kohalegi nüüd siis eelmisel nädalal muideks alles siia, et nad ikkagi Eestisse jõudsid alles kohale, kahjuks me ei saanud neid lihtsalt ennem kuulata ja ma ei tea, kas me eelmises saates ka rääkisime, et jah, nad hinnad ju platseeruvad sinna 200 euro juurde, ehk siis nagu odavamad kui need Sony tänased nagu suuremad tippmudelid, aga kuidas ma siis nagu lühidalt ei oskagi seda kuidagi kokku võtta. Ma võiks öelda, et esimene mulje nendest on selles mõttes head, et nad on tõesti hästi mugavad, et seda me minutis rääkisime ka eelmises saates, et nad on erakordselt hästi kõrva sobituvad, et kui sa paned ta omale kõrva, siis see osa, mis läheb sul sinna kõrva augu sisse, läheb sinna lupsti kuidagi niimoodi mõnusalt täpselt nii kaugele, kui ta läheb ja see ülejäänud osa ei jää sul kuidagi kõrvast välja turritama, ta jääb sulle põhimõtteliselt kõrvaga nagu täpselt tasapinnaliselt, vähemalt keskmise kõrvaga ja sa ei pea ka nagu seda sinna kõrva krutti
piltima, et heli muutuks sellest paremaks, et kõrva on tõesti väga mugav panna. Et see on nagu plusside rubriigis. Kohe, kui ma selle samale asjale nüüd ütlen ühe miinuse juurde, on see, et nad on tehtud materjali poolest sellisest karedast nagu materjalist, nad ei ole libedad, nagu on siin näiteks nagu on AirPodsid või ka Samsungid ja paljud teised konkurendid on libedad. Aga nemad ei ole libedad, nad on karedad. Ja see kare tähendab natuke seda, et kui sa nüüd ikkagi paned pähe mütsi, siis see müts võtab sellest karedusest väga hästi kinni ja tekitab sulle kohe rohkem kahinaid kui libe kõrvaklapp näiteks. See on nüüd üks miinus kohe sellele plussile lisaks, et nad on küll väiksed, aga karedad. Sa tahtsid midagi Meelis vahele öelda? Tahtsin öelda lihtsalt väga hästi räägid, aga ennem kui ma ära unustamised, kui hüppan kohe vahel nende asjadega, et karedus mõnes mõttes ma ei ole ise näppinud, siis ma ei oska öelda, aga mulle tundub, et see on hea sellepärast, et kareda pinnaklapid seisavad paremini kõrvas kui need libedad, mis tahavad välja lupsata, eks ole. Et näiteks ka Jabral on ju niimoodi, et Elite 7 klapid on sellised, nad ei ole karedad, aga nad sellised kummised, et nad püstivad tänu selle kummisele disainile paremini kõrvas. Mis puudutab, ilmselt varsti räägid ka mürasummutuse efektiivsusest, aga see on üks asi, mis on hästi individuaalne ja teine asi, mis on hästi individuaalne, on see sama jutt, mida sina räägid, et sa oled ka varem teiste klappide puhul seda rääkinud, et kui sa oled mütsi pähe, siis ta hakkab kohisema, eks ole. Mina ei ole seda kohanud absoluutselt mitte ühegi kõrvalise klapi puhul, aga ma tean, millest sa räägid, sest et ma olen kogenud päris mitut väga sarnast asja nende klappidega, mis olid siin mõned aastad tagasi, kus olid juhtmevavad klapid, mille käis see juhe käis kukla tagant läbi ja siis nendel oli küll mitu mudelit, mis mul vastu seda mingisuguse riidekraed minnes väga tugevalt kohisesid ja heilisid, see on ilmselt sama efekt, eks ole. Ega see ei ole ka asi, mis nüüd metsikult kuidagi nagu häirib. Ma isegi olen imestanud, et seda nii vähe on, sest ma ise olen ka talvel kandnud klappe mütsi all ja ma olen alati oodanud, et see efekt tekib, aga seda ei ole millegipärast tekkinud. Igal juhul, võib nagu üldistada, et kui on libe klapp, siis tekib seda igal juhul vähem, kui on kare klapp ja ega kõrvas hoiab seda Sony klappi ka ikkagi nagu enamuses see kummilutt, mis sul siin otsas on, aga jah, muidugi võib-olla see kõrvaauga sobitu siis selline, ta ei ole ka kare, ütleme siis ta on siuke, kui ta ei ole libed, on seal vahepeal see pind, siis hoiab seda võib-olla seal paremini kinni, see kõik on väga hea. Samsungi klapid on hästi libedad. Samsungi klapid on väga libedad ja muide ei kohise nii palju vastu mütsi sellepärast, aga nad on natukene suuremad. Küll aga on siis ka Sonyl see karp, kuhu sisse need pannakse, ma ütleks, on siin, kes teab, milline on Jabrade karp, et nad on umbes samasugune tore pisikene karbike, mille saad ka laua peale panna, nagu siis püsti õiget pidi võtta need klapidest välja. Karp on samasugune kare ja selline stiilse leediga, nii et siin koha peal kasvab ainult öelda nagu plusse. Kui ma võib-olla vuristangi ette, mis tal siis nagu veel plusside nimekirja läheb, et ta ei ole päris veekindel, aga ta on ikkagi pritsmekindel, nii et mingid higid ja vihmad ei tohiks siin nagu ühesõnaga midagi halba neile teha. Ja on tal endiselt väga hea äpp. Sonydel on see sama äpp tegelikult kõikidel nendel klappidel olnud, et sa saad suuresti seadistada equalizerit ja kõike muud, mis sinna juurde käib. See ei puudu ka nendel. Et aga julgeks öelda, et see äpp, ma ei ole juppe kasutanud, aga vanasti ma julgeks nimetada seda äppi talutavaks, et oli päris kaugel heast. Ei, äpp on hästi, kasutusmugavust on võib-olla ei saa nimetada heaks, aga seal on jube palju võimalusi on seadistada. Tegelikult üldse on see osa, kus äppide selline kvaliteet just kõrvaklapitootjate puhul on nagu seinast seina ja kohati mitte kõige parem, et Jabra äpp on minu arust üsna hea ja kõige parem äpp, mida ma olen näinud, oli hoopis, ma praegu jään selle nime võlgu ühel üsna tuntud klapitootjal, aga näiteks JBL äpp on selline keskpärane Sony samamoodi ja minu arust ka ma ei ole küll kasutanud näiteks Beatsi äppi iOS-i peal, mis võib-olla on parem, aga Androidi peal oli ka Beatsi äpp selline üsna tagasihoidlik. Mida Sony äpp sulle juurde annab? Kui palju sa suudad paremaks teha heli sellega? Väga palju. Sony äpil on equalizer, on seal 5-ribaline pluss basside osakond, et see on võib-olla
noh, selline hea näitaja, kui sa tahad selle heli juurde muidugi üldse jõuame ja siis selgub, kas equalizer'it on vaja, et noh, näiteks Samsungi klappidel on ka olemas equalizer, aga equalizer on selline lihtsalt nagu niisugused menüüpunktid, et sa valid kas tuhmim või säravam või aga jällegi tuleb öelda juba etteruttavatel Samsungi klappidel ei ole vaja üldse neid punkte seal valida, sest nad ongi juba väga head. Aga mis on siis Sonyl veel väga hea, ennem kui me räägime sellest, mis minust nii väga hea ei ole, väga hea on ikkagi mürasummutus, et siin nii mõnedki võrdlevad teda nende Sony kallimate klappidega ja ütlevad, et kallimatel on veel parem, mis muidugi tähendab seda, et meie tulevastes saadetes räägime me jälle Sonyst, sest me ilmselt võtan nüüd need Sony kallimad mürasummutavad klapid ka, et kuulata, kas need siis tõesti on siis veel paremad, sest need LinkBuds S-id summutavad müra vähemalt nii palju, kui mina seni olen neid igasuguseid kõrvasiseseid klappe omale kõrva pistnud, siis on need nagu vaieldamatult kõige parema mürasummutusega klapid, nad summutavad müra põhimõtteliselt võrreldaval tasemel juba kõrvapealsete klappidega, et mul oli siin võtta nagu praegu tegelikult on ka laua peal need Sony uusimad kõrvapealsed klapid, neid ma ei ole ka jõudnud veel karbist välja võtta, ilmselt siis järgmiseks korraks või mingiks korraks jõuan, aga olid siin need Tali IO-d ja olid ka need samad Mark Levinsonid, millest me pikalt rääkisime. Siis need pisikesed Sonyd ei summuta müra kohe üldse mitte kehvemini kui need kallid kõrvapealsed klapid. See on huvitav, sest et mulle on jäänud just mulje, et ma ei ole küll nagu ka neid kallimaid Sonysid proovinud, aga isegi AirPods Pro või Jabra kallimad klapid, JBL-i kallimad klapid, et nad ja ka Samsungi omad, et muidugi nagu me enne ütlesin, mürasummutus päikestes kõrvasest klapid on hästi individuaalne, see sõltub sellest, kui hästi just see klapp peas on ja mismoodi kõrv ehitatud on, eks ole, aga mulle on alati jäänud mulje, et ta natukene töötab, aga ta on siiski marginaalne, et 80% mürasummutust saad sa kätte passiivselt ja siis ülejäänud annab selle natuke 20%. Seni on ka ta nii olnud ja nendel samadel minu palju kiidetud Samsung Galaxy Buds Prode puhul võib ka umbes nii öelda, et see klapi aktiivne mürasummutus annab siukse väikse osa juurde, aga nende Sonyde puhul pean ütlema, et siin on teinud insenerid väga head tööd ja aktiivne mürasummutus töötab neil tõesti väga hästi, aga nüüd ma hakkan jõudma miinuste rea juurde, mis on olemas. Ja mis sealt tuleb? Ja kahjuks ei ole ka nagu väga lühikene. No, kui me juba rääkisime siin mürasummutusest, siis võib-olla esimene koht on see, mida need väga üldse ei summuta, on tuul. Ehk et kui ikkagi puhub tuul, vaat siis see kahin saabub siia kõrvaklappi ikkagi vägagi intensiivselt, tunduvalt intensiivsemalt. Mul oli võrdluseks võtta ka Samsung Galaxy Buds Pro, mis ei kahise, kui ma sõidan oma üherattalisega, aga kui ma panen Sonyd kõrva, siis ikkagi mühiseb, kahiseb igas mõttes, et kas ma siis panen selle aktiivse mürasummutuse sisse või mitte. Kõige vähem kahiseks siis, kui loomulikult seda aktiivset poolt üldse ei ole, eks ole. Aga nii aktiivne mürasummutus kui ka siis see hear-through või mis iganes termin tal kõigil meil on, ambient, müravõimendus. Tuul, olgugi need klapid ei ulatu kõrvast ju välja, eks võiks just ka arvata, et ma ei tea, tuul läheb sinna rohkem pihta, kui nad on kuidagi sul sellised tundlad seal kõrvade küljes, aga ei ole vahet, et nad on hästi kõrvas, aga tuul ikkagi mühiseb, et selle koha pealt jah, oli mul praegu võtta hetkel võrdluseks ainult Samsung Galaxy Buds Pro, mis on vähem tuuletundlikumad, eks siin peakski võrdlema siis jälle erinevad. Võib-olla mõned ongi lihtsalt väga head ja mõned on keskpärased, et selline väike nüanss. Siis kui me räägime helist, no kõrvaklappide puhul võib öelda, et need inimesed, kes kuulavad võib-olla podcaste, tahavad lihtsalt sõnadest aru saada, aga mõned teised tahaksid äkki ka muusikast rohkem aru saada, et kas selle koha pealt ikkagi jäävad need Sony S-LinkBudsid nüüd jällegi selgelt nendele Samsungi Prodele alla, ja ma ütleks, miks ma nendest Samsungitest kogu aeg räägin, et need on minu hinnangul olnud tänastes nupukuularite võrdluses nagu raudselt esikoha väärilised. No vähega, et nad on nii hea soundiga, mis on kõige lähemal sellise korrektsele stuudiokuularile, avar selline soundipilt, väga detailne ka, eesti keeles on raske leida sõnu, inglise keeles on transient selle nimi, mis on siis nagu helis selline kiiresti muutuv osakond, kui keegi lööb vastu trummi või vastu lauda, ehk selline plaks või selline helipiik, et seda need Sonyd kuidagi, nad ei esita seda sellise täpsusega, ehk et kui sa kuulad seda heli nendest Sonydest, siis ma võiks nagu üldistades öelda, et kasutame terminit, kas tuim või natuke selline nagu dull inglise keeles, selline
ta on nagu olemas, aga midagi ei tekita sellist tunnet, et wow, et selline kristallne, selge ja mõnus helipilt. Basse tuleb sealt väga palju, heli on väga bassine, bassi sealt ka juurde keerata, kui tahad, aga räägime sellest helist ilma seda equalizerit reguleerimata siis, eks ole. Et otseselt ei ole nagu midagi halba, aga kõrgemate sageduste ja keskmiste sageduste, just kõrgemate keskmiste sageduste, see pilt ei ole selline läbipaistev, ta on nagu natuke selline umbne, detailsust on vähe, seda transiendi sellist täpsust on seal vähe, et siin võib-olla ka oleks kohane võrrelda neid nüüd nende kallimate sonidega, et kui nüüd jah, ma panen kõrvale need Galaxy Buds Prod, siis nende puhul on mul nii-öelda piltlikult öeldes aken puhtaks pestud ja kardin eest ära võetud, aga Sony klappidega aken väga puhas ei ole ja mõnel juhul on kardin ees ja väljas sajab vihma ka, et kui ma kuulan jutusaateid, on see okei, aga isegi kui ma kuulan ka jutusaateid mõne teise kuulariga, siis kohe läheb nende saadete hääl kuidagi säravamaks, nii et equalizeriga saab küll tõsta loomulikult siin keskmisi ja kõrgeid sagedusi ja saab selle pildi saab säravamaks, aga see ei päästa ikkagi seda sellist üldmuljet, kus jääb sellist nagu nende klappide enda sellist iseloomulikku detailsust ja sellist tuimust see nagu ära ei võta, nii et see on nagu koht, kus jah, kui ma vaatan nagu seda hinda ja heli, siis tekitab see kõhklusi, et kõik see mürasummutus ja mugavus ja kõik see on väga suurel plusspoolel, aga heli puhul kõik see tundub nagu kompromiss, mille võiks ju teha, aga see Linkbuds S ikkagi sihib sinna nii-öelda, see hinnaklass on ju 200 praegu. No hinnaklass ei ole väga vähe, just nimelt, et ega siin ka Galaxy Buds Pro saab siigi soodsamalt kätte vist. Hetkel saab soodsamalt kätte, jah, nad tõesti ei summuta müra nii hästi, aga nad on sellist libedad. Nad ei ole ka väga uued klapid, aga selles mõttes jah, et mina kasutasin, ma ei ole Prosid kasutanud, ma kasutasin neid Galaxy Buds 2, mis ei ole nii hea heliga ilmselt kui kallim. Muideks ma siin ka segan korraks vahele, et Samsungi varasemad kuularid, minust, kui ma nüüd ei eksi, siis need Galaxy Buds Pro olid esimesed Samsungi kuularid, mis kvalifitseerusid üllatavalt heaks. Kõik need eelmised olid ausalt öeldes paras, ütleme, crap, et nad ei kõlanud nagu kuidagi. Mulle meeldis tegelikult see, et just need pisikesed kahed on hästi väiksed, eks on samamoodi hästi sügav, kõrvas on paistnud üldse välja aga muidugi selle väiksusega oli natukene ka heli kehvem kui Prodel, aga siiski päris hea. Aga Samsungi puhul on huvitav see, et miks need on viimasel ajal, mulle tundub, et miks on juhtunud see, et need viimased 2 paari klappe või 3 ja tegelikult Galaxy Buds Live'id meeldisid mulle ka väga, on hoopis teistsugust erilised, eks ole, ja samuti ka Samsungi soundbarid näiteks on viimasel ajal heaks läinud, siis minule tundub, et see juhtus peale seda, kui nad ostsid ära Harmony, ehk siis see jah, et nende know-how päriselt, et päris tihti juhtub seda, et sa ostad ära mingisugune tuntud brändi ja siis sa rikud selle ära, eks ole, siis Samsung on teinud nagu vastupidi, et JBL-i brändi all olevad asjad on jätkuvalt väga head ja nad on suutnud seda know-how'd nagu oma brändi toodetesse väga hästi lisada nii, et need on teinud paremaks, aga mitte halvemaks, et see on targalt on tegutsenud. On ja ega samas ei saa ju ka öelda, et ega siis Sony ei ole audiomaailmas ju mingisugune uus tulnuk ja Sonyl on olemas ülihäid kõrvaklappe ja kõiki asju ülihäid, aga endiselt eks kogu aeg üritatakse justkui teha ju midagi uut ja ma ei tea, kui palju siis võrreldakse seda vanaga, aga ei ole ega ju niimoodi, et iga tuntud firma järjest sellist kulda justkui välja laseb, et midagi peab ka kallimasse hinnaklassi jääma. Siin ma ei tea, ma olen võib-olla seda rääkinud, kui ma siin ennem ütlesin vahele, kuidas equalizerit on hädasti vaja, siis ma põhjendan ära, et nimelt on see, et üks asi on see, et mulle ka meeldib selline natukene V-kujuline equalizer, ehk siis heli muusika puhul, kus on rohkem bassi kõrgeid, nagu enamus inimesed, eks ole, kes on. Ilmselt just, aga tegelikult see ei ole nii tähtis, et ma olen nõus ka sellega, et päris paljud klapid tänapäeval on juba tuunitud niimoodi, et sul ei ole vaja neid nagu eraldi liigutada, aga üks asi, mille jaoks mina kasutan ja ma olen öelnud, et ma ei kavatse oma raha eest osta klappe, millel ei ole äpis võimalik reguleerida equalizerit, on see, et ma kasutan neid enamasti mitte muusika, vaid podcastide raamatute kuulamiseks. Ja esimene asi, mis ma teen, ma keeran maha kõrgelt, sest et mind väga häirib pikemal kuulamisel, kui see ülemine ots hakkab kriipima või läheb kuidagi selliseks. Ja see on esimene asi, mis ma tavaliselt, kui on klappide äpis on võimalik teha mingi profiil, siis ma teen nagu sellise spetsiaalse podcasti profiili, kus ma keeran kõrgelt maha ja muusikat kuulan siis teise profiiliga, eks ole. Et see on asi, mida ma kasutan nagu hästi palju
just, et miks mulle meeldib, kui klappidel, Bluetooth klappidel on equalizer, et ma saan nii-öelda seda kõrget osa maha võtta jutusoleti jaoks. Ei no ehk see individuaalne, väga maitsesid. Individuaalne, et jah, et kes tahab võib-olla sellist rohkem S-tähti ja sära ja kes tahab sellist sumedamat heli, eks ole. Et kõige ideaalsem oleks muidugi see, kui sul on kõrvaklapid, mida sa ei peagi üldse reguleerima, kus on, mis on sinu jaoks hea. Siin muidugi kellegi kehtib reegel, et mida kallimad ja paremad on klapid, seda vähem sa pead neid reguleerima, sest et kaks asja, mis odavate klappidel on, klient teeb seda paremini, aga bass läheb mudaseks ja kõrged hakkavad kriipima, et see on kas siis kehva koodeki küsimus või kehvade driverite küsimus, eks ole, ja kallimate klappidel neid hädasid ei ole, see võib-olla peagi nii palju tuunimaks. No ja eks siin on, jääb ikkagi selle, ma ütleks enamik sellest helist jääb ikkagi selle füüsilise akustika ja selle modelleeringu taha, eks ole, et me räägime koodekitest, need Sony klapid konkreetselt siis aptX-i ei toetavad lisaks tavalistele AAC-le, SPC-le on siis ka Sony LDAC siin loomulikult sees, aga seda, neid inimesi ilmselt, kes saavad väga hästi aru, kuidas kõlab üks või teine koodek, et need vahed on seal nii marginaalsed, et ja oleneb. Nagu Sony klappidel tavaks ei saa kasutada korraga LDAC ja equalizer'it, ehk kui sa vaad LDAC-i tööle, siis equalizer on välja lülitatud. Muide, kas oled sa selles väites kindel? Ei ole kindel nendes pisikestes, aga olen kindel XM4-s, XM5-s, et see nii käib. Ma mäletan, et ma muide mingite klappide kohta ka ise seda isegi võib-olla kirjutasin, aga tead, sa mälendan meie jutu taustal kohe ära. XM5 puhul on ka kindlasti see, et kui LDAC on sees, siis ei tööta multipoint, ehk siis ei saa ühendada. Ja ei saa mitu seda paari korraga. Ma korraks vaatan nüüd kohe üle hopsti, kas mul on LDAC koodek? Jaa, mul on LDAC koodek ja sound, palun väga, equalizer on täitsa olemas. Ja nendel igal juhul nendel Linkpad S-idel saab. Idusam. Et saan seadistada, vaatame kohe, kas see seadistus ikkagi muutub siin ka aktiivseks. Off, bright ja, et siin on ka hulk neid Sony poolt nagu loomulikult lugematu kogus siis igasuguseid eelseadistatud profiile, aga saad ka 2 profiili teha endale, nagu need äpis on. Aga jaa, LDAC-iga see toimib väga hästi. Nii et igal juhul nende seda probleemi ei ole. Haku vastupidavusest on siin ka on kritiseeritud. Ma ei ole lihtsalt jõudnud neid absoluutselt nii kaua kuulata, et ma saaks midagi personaalselt siia lisada. Aku peaks pidama neil vastu 6 tundi ainult nuppudel ja klappidega või karbiga saad laadida siis 14, et seda olevat kellegi jaoks kuidagi vähe. No mina seda kindlasti ei saaks kinnitada, minu arust 14 tundi pluss 6 on igati okei. No see sõltub midagi võrrelda, sest et minu arust need samadel Samsungi Prodel, millest just rääkisid, oli, kui ma eksis 11 tundi, mis on nagu siiamaani vist rekord. Veel vähem. Rohkem, 11 tundi ühe laadimisega. Ühe laadimisega, no okei. Ja karbiga enamus neid kipuvad pakkuma sinna 20 tunni kanti juurde. No siis ta on nagu vähe. Jah, aga üldiselt 6 tundi on selline suhteliselt standard, et tänapäeval enamus pakuvad 6, mõni pakub 8. Ja muidugi peab ütlema, et karbiga laadida ei saa, vähemalt selles laadida, et karbiga juhtmevabalt ei saa laadida. Ma just tahtsin öelda, et see, et sa viskad ta sinna aluse peale ja laedad, see on nii, on ju AirPods Pro'l, aga selle Galaxy Buds Pro saad ju ka panna sinna. Ja kõigil Samsungi klappidel minu teada on ja Samsung on sellepärast ka veel väga hästi minust teinud, et nad on suutnud selle piisavalt suure aku sinna ära mahutada, et ta laeb neid klappe nagu ka vist üle 15 tunni iga selle karbiga ja karp on pisik, eks ole, see on juhtmevaba laadija ja jabra kallimatel klappidel on juhtmevaba laadija ja mingitel JBL-idel on ka nii, et selles mõttes see tegelikult võiks tänapäeval olla ju enam-vähem kõik. Ja, et see siin ka siis veel üks miinuse jupp sinna lahtrisse läheb, et siin juhtmevaba laadimist ei ole, on siis ainult USB-C auk ja siis paaritamisnupp on siin karbil. Muidugi peab ka ütlema, et see karp nagu olgugi, et on selline väike sellisest toredast materjalist, ega ta ei tundu nagu selline liiga kuidagi kvaliteetne, see gaas siin peal natuke nagu nagiseb ja need on näha nagu on, et ta ei ole selline tipp-segmendi toode, aga vale oleks öelda, et ta kuidagi pidi ei näe nagu hea välja, et see LED on ilus. Nii et võib-olla siin selle pika jutu kokkuvõtteks siis võibki öelda, et kui sa tahad kuulata podcast'e, nagu Meelis enamasti tahab kuulata, siis on siin olemas equalizer. Nad summutavad müra väga hästi, nad on kõrvas väga mugavad ja selleks nad tegelikult soovivad väga-väga hästi. Ehk et kui sul on kogu aeg tänava kolin või lennuki mürin, siis nad seda võtavad väga hästi ära ja sa kuuled juttu väga hästi ja saad selle mahedaks ka keerata. Aga kui sa tahaksid juhtumisi kuulata väga head muusikaeli, siis ma nagu ütleks, et mina siia oma nagu
sellist soovitust ei saaks kahjuks kaasa panna, et siis peaks vaatama, kas neid Sony kallimaid, mida ma nüüd huvi pärast siis kohe proovime ka ise kuulata. Või siis kas või need samad Samsungi Galaxy Buds Prod, mis on mina julgeksin väga soovitada, need on väga head. Aga muidugi Sony kohta üks pluss ikkagi natuke veel, et sa ei pea neid klappe, ma enne mainisin ka seda lühidalt, sa ei pea neid nagu kõrva puurima selleks, et kuulda head bassi. Et siin nii mõnedki kõrvasisesed nööbid on sellised, et sa peaks neid just omale pea allu sisse vajutama. See on ka hästi individuaalne ja asi, mis on minu arust läinud paremaks, et ma siin jabrade puhul üllatusin, et nende nagu see kiire kõrvapanek annab väga ja siili või sellise katvuse kohe ja ei pea kõrva puurima ja tegelikult siin ka mõningate teistel on vanast oli see probleem suurem erinevatel pidid nagu väga täpselt topima kõrva. Ja kui sa ei saanud teda õigesti kõrva, ei summutanud ta müra ja ei kostnud sealt passi ja ta oli muidugi, üldse väga ma ei tea, kui palju seal nagu tõtt on või kui palju see nagu turunduslik sõnum, aga nii Jabra kui ka siin mäleta keegi teine klapitootja on kirjutavad, kui mitmeid kümneid tuhandeid kõrvu nad on ära skänninud selleks, et leida see ideaalne variant, et ta oleks. Muide ja siit ei puudu ka siis endiselt, see ei ole nende klappide mingisugune unikaalne omadus, aga Sonyl juba ammu on olemas see 360 reality audio nagu helistandard, mida nad siis erinevatel keskkondadel üritavad ka pushida ja loomulikult ei puudu see ka siit, mis siis tähendabki seda, et sa pead alustama seadistamist oma kõrvade pildistamisega. Ja siis, kui sa oled oma kõrvad ära pildistanud ja siis on äpp ja tehisintellekt või kes iganes su kõrvu seal vaatab, on siis rahule jäänud, siis lõpuks ta teeb siis sinu kõrvadele sobiva profiili, mis peaks siis just seda 360 reality audioga töötama. See, muide, ma ei ole nende klappidega seda küll ei ole proovinud, aga olen proovinud Sony teiste kuuleritega seda 360 reality audio ja see ei ole üldse halb. No aga väga hea. Küsida, kas see on huvitav. Ma küsin ka korraks lõpuks siia seda, et kas just rääkisid, et see 360 reality audio tahab kõrvade pildistamist saada, siis kas ka seda mürasummutust saab individuaalselt reguleerida, kas ta neid ka mõõdab, et ma tean, et see osakklapid mõõdavad. No, ta mõõdab, ja Sony suured klapid mõõdavad ka. Ta mõõdab seda nii palju, et sealt äpist saad sa öelda, kas see on adaptiivne või on see fikseeritud ja kui see on adaptiivne, siis ta ikkagi üritab seda mõõta siis lisaks ka mürale veel mingisugust geolokatsiooni kasutades umbes, kas sa siis kõnnid või jooksed või mida iganes sa teed. Küll ei saa sa seda nagu sellisel kujul nagu nüüd seadistada, et see justkui käivitaks mingisugused testimistsükli, et hakkab seal midagi piiksutama ja nagu häälestama, et ikkagi ta teeb seda ikkagi kuidagi jooksvalt, aga selle koha pealt ma rõhutaks veel, et see on väga hea, siin ei ole vaja, siin ei ole nagu mitte midagi seadistada, see automaatne mürasummutus toimib nende väikeste klappide skaalal tõesti hästi, aga kas teadlikult või mitte on Sony kuidagi heli osas vähemalt ei teinud mingeid kummalisi liigutusi siin. Olgugi, et nii mõnedki review'd, kui sa loed välismaakeelseid, kuidagi seda heli poolt väga kiidavad, nii et eks näed, see ongi see sama koht, kus... Aga alati peab jätma võimaluse vaadata seal tootereviisi nii allapoole kui ülespoole, et ikka alumisest parem olla ja minna veel kuhugi üles. Aga muide ma ennem kui sa tahad saalt ära lõpetada, mis juba ammu vist ajaliselt käes, ma ikkagi tuletan meelde vaatajatele ja kuulajatele, et ka need samad Sony suured kõrvapealsed XM5 klapid jõudsid just kohale ja kindlasti peaks ka neid nüüd kuulama ja vaatama, kas siis on midagi toimunud või ei ole. Nii et midagi Sony meid muudkui klappidega üritab siin nagu ära kuulatada. Aga meil on vaja maikuu ära lõpetada, sest et see oli meie maikuu viimane saade, ees ootab juuni, siis tuleb juba jaanipäev, kaugel pole jõulud, see kõik tähendab, et palju saated on veel tulekul. Aga aitäh täna kuulamast ja olge meiega järgmine nädal jälle.